5. Otepää piirkonna restoranis algas esmaspäeval toiduturismi edendav festival Otepää maitsed Valgamaal, kus 2 nädala jooksul saab tutvust teha kohalikust toorainest valmistatud kokanduslike meistriteostega. 2 nädala jooksul on Otepää ja Otepää lähiümbruse toidukohtades toimumas selline tore projekt nagu Otepää maitsed Valgamaal, mis tähendab siis seda, et osalemas on 5 toidukohta, kes kõik on välja pandud 3 käiku võimalikult kohalikust toorainest. Ja desert on inspireeritud siis Otepääst kui talve pealinnast, et selle projekti eesmärgiks on esiteks teha koostööd toitlustusettevõtete vahel ja samamoodi tõsta esile tavalise inimese jaoks ka sellist väikest toidutootjat, et kasutada nende tooret siis meie menüüdes. Oleme siin GMP restoranis ja hakkame teile serveerima kohe meie eelrooga, mis on Peipsi sibulasupp. See siis sisaldab 4 tundi on selle supi keetmise pikkus, kus me siis eelnevalt... Nõnda tutvustab GMP Pühajärve restorani vanemkokk Kristiina Jaanikesing kampaanial eelroona pakutavat sibulasuppi, mis kevadisel vitamiinivaesel ajal peaks igale gurmaanile kosutust pakkuma. Kuna on esimene aasta, on meil kaasatud 5 ettevõtet. Meil on siis GMP Pühajärve restoran, siis meil on Kohvi Klumi, Ugandi resto, Pühajärve spa ja puhkekeskus ja Sangaste ja Rukkimaja. Usun, et kui asjad toimuvad esimest korda, siis esmane huvi on võib-olla sellistele rohkem entusiastidele, et kuna tegemist on 2-aastase projektiga, et oleme saanud rahastuse liiderprogrammist 8 aastaks, siis järgmine aasta ootame kindlasti suuremat osavõttu. 2 nädala jooksul loodetakse hea toiduga Otepääle meelitada 1000 külastajat nii Eestist kui Lätist. Ideaalis me näeme, et nüüd siin selle 2 nädala jooksul 5 restorani tuleks külastama üle 1000 inimese, kes siis tellivad selle 3-käigulise eripakkumise. Ja tõepoolest loodame, et see annab piirkonnale juurde ja Läti turistid on lähedal. Neid käib siin suhteliselt vähe ja see on selline esimene samm niimoodi meie poolt siis, et neid siia meelitada. Kui tavaliselt tullakse siia kuskile suurvõistlusele või mõnele kontserdile ja käiakse siis söömas, siis nüüd on vastupidi, et loodame, kui tullakse siia sööma, et siis ka leitakse neid teisi tegevusi, kas või siin samas Pühajärve jää peal tõukekelgumatk teha või lihtsalt Otepää looduses jalutada. Ja eks me ise näeme, et need täiendavad inimesed, kes siin nüüd neid pakkumisi proovima tulevad, annavad teatavat motivatsiooni ja tahet Otepää toidukohtadel ka ikkagi parimat pakkuda. Paratamatult on kevad ja sügis sellised ajad, kus on natukene vähem turiste kui nüüd talvel ja suvel. Ja loodamegi, et see täiendav inimeste huvi siis Otepää vastu saab selle ürituse kaudu olema.